Nii, tere! Teen videojärje eelmisele videole, kus ma rääkisin oma kogemustest ja õppetundidest kirikus. Ja, ja siis lõppes see video niimoodi, et ma tulin kristlikust usust ära ja leidsin uue tee ja leidsin minu arvates tõe, mida ma olin terve elu otsinud, igatsenud leida. Ja ma ei tea, kui paljud inimesed üldse mõtlevad tõele või et kas nad nagu tahaks seda leida või elavad oma elu ilusti ära lõpuni ja saavad selle tõe tegelikult niikuinii teada teiselt pool, siis kui nad kehast lahkuvad. Nii et tegelikult vahet ei ole, kas te saate selle tõe teada praegu kehas olles, siin õppetunnis olles või kui te siit lahkute. Aga lihtsalt nendele inimestele, keda huvitab, et miks me siin oleme, kust me tuleme juba praegu, ehk et neile ei anna rahu, et mis siin toimub ja et mis see kõik tähendab. Et siis mina proovisin seda leida kirikus ja eelmises videos rääkisin sellest, aga siiski see ei olnud piisav, nii palju vasturääkivusi, nii palju tagasilööke, et ma sain aru üsna pea, et midagi on valesti ja ma pean edasi minema. Ja siis kohtusin oma sugulasega, kes tutvustas mulle raamatut, ütles, et loe kõigepealt läbi see raamat Michael Newton Hinge saatus ja teine osa ka Hingerännak. Ja et võib-olla see aitab sind kirikust lõplikult välja tulla ja leidagi see uus tee. Ja võtsin selle raamatu, mõtlesin, et mis seal ikka on, et loen läbi ja eks siis näis. Ja selles raamatus lihtsalt see on ühe inimese, Michael Newtoni terve elutöö. Ta pühendus inimeste hüpnoosi kaudu vaimumaailma tagasi koju viimisele kogu oma elu. Ta alustas täieliku skeptiku ateistina nii-öelda, nagu ta ise ennast nimetas, aga kohe, kui ta avastas, et on veel midagi, kui inimesed, meiesugused, kes tema juurde läksid, tema kliendid hakkasid hüpnoosis teatud küsimuste peale aina sügavamale ja sügavamale minnes rääkima, et ma surin eelmises elus ja nüüd ma olen ühes kohas, kus on imeline armastus, kus on teised minutaolised, kuigi erinevad arenguastmetel olevad vaimud. Et siin on nii imeline, me teeme siin igasuguseid põnevaid asju, me mängime, õpime, reisime ja kõige tähtsam on areng läbi armastuse, läbi igavese pulgemise. Siis ta pühendus sellele, hakkas üha rohkem küsima selliseid küsimusi, mis avasid ukse tee meie koju, hingede koju, see, kus me tegelikult terve igaviku oleme. Ja see raamat, need mõlemad raamatud, need puudutasid mind nii sügavalt, et äkki ma tundsin ära, et see on see, mida ma olin tegelikult teadnud terve elu, igatsenud terve elu. See on see, et me oleme armastusest tulnud, meid armastatakse ja ei ole põrgut, ei ole saatanat, ei ole igavest hukatust. Ja ma tundsin, et jess, see ongi see vastus, et kohe, kui hing kehast lahkub, on ta jälle omade keskel, nii-öelda omas keskkonnas, ta kohe meenub kõik, kellele siis natuke hiljem, kellele kohe, et mõned
mõnel läheb toibumiseks kauem aega. Ja see oli minu jaoks nagu kristlastele halleluuja, halleluuja, et tõde on leitud. Ja ma võin minna julgelt edasi. Ja et kõik see, mis ma siin kogen, on nii ajutine. Me sõidame siit ainult läbi. See on läbisõiduhoo siin, kas te saate aru? See on ainult niimoodi. Ja kõik, me oleme läinud, see üks elu. Sellele ei tasu üldse nii palju tähelepanu ja oma energiat pöörata, kui me seda teeme. Jah, mõni õppetükk vajab sügavamat süvenemist, võib-olla sellist tugevamat mälukaotust, et sa kui kunagi ei saagi aru selles elus, et on veel midagi, sa oled lihtsalt nii keskendunud sellele tööle, sellele ühe elu tööle. Aga nii paljud tegelikult taipavad, saavad aru, et see ei saa olla kõik. See ei saa olla see hull maailm, see crazy koht siin, kus iga päev on midagi uut, midagi, jälle mingi pommuudis, jälle mingi jama, siis jälle natuke õnne ja natuke rõõmu, siis õnnestumist ja siis jälle plauh mingi jama või siis, kui endal ei lähe halvasti, läheb teistel halvasti. Kogu aeg mingid õppetükid, mingid jamad, kogu aeg me üksteisega kruvime üksteist, ihume neid teravaid nurkasid, armastame. Kogu aeg käib sihuke mäng ja kui paljud krabavad asju, kui paljud krabavad endale varandust ja nad ei teagi, nad ei teadvusta endale seda, et nad on siin ainult korra, nad astuvad siit ainult läbi ja et põhiline, mida meil teha tuleb ja mida meis nagu kontrollitakse seal teisel pool ja me ise oleme ka mingid eesmärgid püstitanud, see kõige põhilisem, mis ka hingesaatuse raamatus ja enamus kehaväliste kogemuste ja surmalähedaste kogemustega kaasa tuleb, see info on armastus. See tundub nii lihtne, see tundub nagu, mis see siis ikka ära ei ole, et noh. Aga tegelikult on see kangelastegu, see on siin maailmas, see on meelega siin nii raskeks, nii keeruliseks tehtud, et me nagistaksime siin kõik need punktid läbi, et me sammuksime üha suurema küpsuse poole ja see küpsus siin planeedi õppekeskuses tähendab, et me lõpuks suudame kõigele vaadata tingimusteta armastuse meisterliku pilguga. Ja see juba hõlmab endas andeksandmist, mõistmist, kaastunnet, rahu, sõbralikkust, abistamist, tervet mõistust, kainet mõistust, kõike seda head. Ja kas te näete, kui raske on seda siin saavutada? Kogu aeg pannakse mingi jama ette, kogu aeg on mingid, neid võetakse tegelikult karmalõksudeks, et meid pannakse proovile ja me kukume nii tihti, et me lihtsalt peame mitu elu elama siin. Me ei tea palju, kes rohkem, kes vähem, aga me ei suuda ühes elus kõiki oma eesmärke saavutada ja see, millal see planeet lõpuks koos inimkonnaga saavutab siukse valgustatuse taseme, kus kõik on peaaegu et nagu inglid, ehk täis armastust, rahu, rõõmu, tarkust, seda ma ei kujutle ette, seda vist keegi nii täpselt ei oskagi öelda, sest see oleneb ikkagi meie kõikide kollektiivsest arengust. Vaadates, mis meil ümberringi toimub, siis need karmalõksud on plõnn, kõik lähevad praegu kinni, ehk kõik astuvad nii paljud sinna plärtsti sisse ja jälle tuleb see karmaring, jälle nad peavad uuesti tulema, kui nad siin elus ei suuda sellest välja tulla.
ehk et karmalõksud, nimetan mõned siis, mis praegu meil ühiskonnas toimub, et sõda, plünn, astud sisse kohe, kui oled nõus minema relv käes sõdima. Plünn, astud sisse isegi kui sa juba vihkad kedagi täiesti sõgedalt. Plünn, astud sisse, kui sa röövid, oled täielik pätt, näiteks on mingid rasked ajad ühiskonnas, jälle karmalõks, jälle proov ja kukud plönn läbi, lähed varjastad, lähed röövid, lähed tüssed, petad kedagi. Need on kõik karmalõksud ja need vaesed õpilased kukuvad kõik läbi. Ja tänu sellele meie planeet toppab. Ja on siin kuuldused, et võib-olla tullakse meile appi nii-öelda teiselt poolt, kas siis maavälised, inglid, vaimuolendid ja ka maa enda magnetvälja võrgustikku kohendatakse. See on siis Krajani raamatust, ma seda lugesin ja paljud ka kanaldavad, saavad erinevaid sõnumeid, vot seda ma ei saa kinnitada, et see nii on. Sest seda kanaldab keegi kuskilt eemalt. See ei ole meie enda hääl hüpnoosis sügavas üliteaduse seisundis, kus me infot anname edasi, mida siis Michael Newton kõik lindistas, kirjutas ülesse ja tegi selle põhjal raamatud. Vaid need on lihtsalt vaimud, tahavad meile infot anda, me kunagi ei tea 100%, kui tõepõhised need ikkagi on. Nii et see jääb puhtalt igaühe usu asjaks. Aga jah, nad lubavad, et võib tulla ka kiirendamine. Ehk et siis ei ole nagu väga aus, sest tegelikult kui me oleme siin õpilased ja need raskused on meile meelega siia veeretatud, meil on karmalõksud, siis et tulevad inglid ja püüad platsi puhtaks ja nii-öelda 3. klassist tõmmatakse meid lõpuklassi ja kõik vahekäigud on jäänud tegemata. Et ma ei tea, kui aus see meie suhtes on, kes me tegelikult tahame siin ju õppida ja areneda. Ükskõik kui raske see elu ka mõnes elus on, mõnes rollis, mõnes kehastumises on, aga me tahame need läbi teha, me tahame areneda. Ja kui keegi tuleb ja ütleb, oi, sul on ikka liiga raske ja näed, sa oled ikka veel siin nii suures pimeduses, et ma aitan su siit nüüd tšahti välja, nii et sa oled homme meister, siis jääb seal midagi puudu sellest kaalus. Jah, me võime olla nii valgustunud, et me toome taeva koju siia planeedile ja me kõik oleme õndsad, nägu naerul, armastust täis ja ülimas tarkuses käime ringi. Aga seda me saame ka kodus taevas teha. Meil on imelised paigad taevas. Taevas on tohutult palju erinevaid paikasid. Me saame seal igavesest ajast igavesti olla õndsad ja rõõmsalt ringi lennata ja ennast arendada. Aga me tulemegi siia head ja kurja tundma ja läbi selle valguse poole ennast pressima. Ehk siis meie vaimud, kes me siia planeedile tuleme, me oleme hasartsed, me oleme võitlushimulised, me oleme peaaegu nagu sõdurid, et me tahame kõik läbi teha, kõik need lahingud, kas või 100 elu, 1000 elu siin. Nii et eks näis. Ja see kõik kõnetas mind, et nii ongi, see ongi loogiline, et see kristlaste jumal, keda kuulutatakse, et ta on armastus ja et ta lunastab meid ja et ta on meil loonud ja et igal inimesel on ainult üks elu, siis see ei ole õiglane. See ei ole õiglane, sellele ei ole nagu, et seda põhja, et kuidas siis nii see armastav Jumal, üks elab mõni päev ja teine 100 aastat, üks saab ilusa elu, hoitud, Jumala kätel kantud, teine saab kogu aeg peksa, raskused, ja ta ei mõtle neid ise välja, vaid sõna otseses mõttes tema ümbrus, ühiskond, religioon, kultuur niimoodi tambib maapõhja, et ta ei saagi elada normaalselt, ta ei saa ennast teostada. Ja see kristliku Jumala plaanis või kristlasena see tundub õudne, sest kuidas saab Jumal niimoodi lubada, kuidas ta teeb vahet, et üks saab õnne ja teine saab õnnetust ja see on sinu ainus elu. Et
Aga kohe, kui tuleb karma teema, kui tuleb see, et me oleme õppekeskus, õppeplaneet siin, me tuleme ise siia raskusi, me tahame neid, me tellime neid, me tahame neid erinevaid kirju, kaleidoskoop, erineva raskusastmega raskused, kannatused ja neist läbi võitlemine valguse suunas, armastuse suunas, siis on see kõik make sense inglise keeles ehk see muutub kõik loogiliseks. Et miks me ümber on selline segapudru, miks ühed inimesed kannatavad, teised on õnnelikud, sest ühtedel on just elulepingu järgi mingi raskem õppetükk, raskem elu ja võib-olla ka raskemad karmad. Ja teine on võib-olla just lõpetanud oma raskema karmatsükli ja saab valida lihtsama elu, rõõmsama, õnnelikuma elu. Ja kolmandad on juba tõesti oma arengus jõudnud nii kaugele, et nemad saavad tulla siia õpetama, nemad saavad siia tulla teisi aitama ja tarkuseterasid jagama, tervendama. Ja see kõik läks paika, mosaiik läks tšah-tšah-tšah plaksti paika. Õppekeskus, tuleme, meil on tegelikult vaimude kodu, kus meil on kõik olemas, seal on meie rahu, mida me siin maa peal igatseme, seal on see kõik, mis me tunneme, et siin on puudu, sest meil on kuskil, siin on mälestus, südames on mälestus kodust, kus see kõik oli, aga siin ei ole. Nii et see kõik ongi selline ajutine veel ka, et mida raskemad planeedid, seda lühemad elud, sest vaimude maailmas on ikkagi selline armastus ja arm, et keegi ei taha teist vaimu saata nii raskesse õppetükki 100, 200, 300, ma ei tea, 1000 aastaks kannatama. Ja mida valgustunum on planeet, mida kergem ja parem on seal olla, seda pikemad eluead antakse. Ja see võib ka siia maa peale lõpuks tulla. Võib-olla ta kunagi oli iidsete tsivilisatsioonide ajal, seda ei tea. Aga on võimalus, et kui me areneme, siis me saame ka nii targaks, et me suudame oma eluiga pikendada. Aga see luba antakse ainult siis, kui meie õppekeskkond muutub valgustunumaks ja lihtsamaks. Kes see tahaks veeta vangikongis 300 kuni 1000 aastat? Sest tema õppetükk või karma nägi seda ette. Jah, me oleme siin peaaegu 100 aastat paljud, aga see on ikkagi lühike. See on ikkagi armuline. Et see on tegelikult arm, see ei ole karistus. Nii et kes on kurb, et meil on nii lühike eluiga, et võiks seda pikendada, siis see on ka kõik läbi mõeldud, see peab nii olema. Siin praegu, selles maailmas, just praegusel ajahetkel, kus on praegune õppekeskkond. Kohe, kui see muutub ka eluiga, muutub meie keha võimed ja kõik saab teiseks. Nii et see lohutas mind ja see on nagu nii imeline. Ja mida siis nagu veel soovida kõikidele, et ärge minge liiga sisse õppetükki, ärge minge niimoodi sisse, et te mõtletegi, et see ongi minu ainus elu, see on kõik, see ongi see ainus, vaid püüdke mõelda sellele, et meie hinged on läbi hüpnoosi, läbi surmalähedaste kogemuste saanud tegelikult infot, vihjeid meile. Me ei ole täielikus pimeduses, meile antakse neid, aga paljud ei viitsi lugeda, kuulata ja ei usu ja ei taha teada. Aga tõesti, see info on olemas. Et me oleme siin ajutiselt õppimas ja meelt ei tasu heita, ei tasu ennast 100% anda sellele läbikäigu koridorile, sellele klassile, kus sa lihtsalt läbi astud. Aga pigem ka ma ise pean seda silmas pidama, et seda armastus ja rahu teemat arendada, et see on väga raske. Meie kehas on sellised triggerid pandud, meelega jälle, me kehad on niimoodi üles ehitatud,
et kui meid provotseeritakse, siis enamus, nii temperamentsemad kui nõrgema närvisüsteemiga inimesed, nad lähevad endast välja, ka mina. Ja, ja see ongi karmalõks jälle, sellega pannakse meid proovile. Kas me säilitame rahu ja näeme asja kõrgemalt ja saame aru, selge, see on jälle üks proovile panek, see on jälle üks õppetükk. See on jälle see koht, kus ma pean viha asemel armastama ja närvitsemise ja muretsemise asemel usaldama ja olema rahus, sest see kõik möödub. Ja me saame pärast autasud, kui me vaatame oma elu nagu filmilindilt pärast, siis meid kiidetakse või laidetakse. Me oleme ise õnnelikud või õnnetud, et seekord ma jälle failisin, jälle ma ei teinud seda olukorda läbi armastuses ja rahus, usalduses, vaid tegin võib-olla kellelegi liiga, karjusin või ütlesin midagi halvasti ja see on kohe uue karma loomine, see on karmalõks plaks kinni. Ja seda peab jälle uuesti selles olukorras, kas siis samas elus või järgmises elus uuesti selle läbi tegema. Sest me oleme hasartsed vaimud, me tahame lõpuks teha kõik õigesti ja me ise tahame tulla siia veel ja veel ja veel tagasi. On vaimud, kes väsivad ja kes ei saa hakkama ja kes tunned, et see planeet on liiga raske nende jaoks, neid ei kästa tulla tagasi. See on siin raamatus, vaimud kinnitavad, ei ole sellist asja, et meid sunnitakse siia tagasi, pekstakse tagasi nagu vanglasse. Ei, me ikkagi arutame seal oma armsate teejuhtide ja meistritega ja meile võidakse valida, me ise valime mõne teise planeedi rahulikuma koha ja kõik on hästi, sest ei ole mitte midagi. Nii et ma loodan, et nüüd põhiline sai öeldud ja varsti hakkab see 30 minutit läbi saama, et ma püüan alati pool tundi, et mitte väga pikaks ajada, et püüdsin rääkida sellest, mida ma ise nüüd olen aru saanud, see õppekeskus, proovile panek, areng. Ja meie ümber on, ma ei taha öelda eksaminaatorid, see on liiga selline meie koolisüsteemi range ja hirmutav, vaid pigem meie ümber on armastavad vaimud, kes kogu aeg jälgivad, et ma ei usu, et neil on nüüd vihik käes, et nad kirjutavad nii, siin ta tegi õigesti, siin ta tegi valesti, pluss, miinus ja panevad siis hinnete lehe lõpuks. Aga kõik jääb siis nii-öelda rekordid, see on lindistatud, me kogume elu ja miks? Mõned mõtted, miks siis on mingi filmilind, miks me elusid, miks on Akasha? Sellepärast, et see on õppetöö. Me tahame pärast ise ka seda läbi kerida ja uuesti vaadata ja me vaatame seda koos oma õpetajate, oma meistrite, oma sõpradega, kellega koos me kehastume, see on sellepärast. Jah, ja kõik paljud asjad, mis siin maa peal on, jäljendavad taevaseid asju, lihtsalt väga primitiivsel kujul muidugi nagu filmimine ja lindistamine ja palju muud on siin. Nii et kõik see, mis praegu maailmas toimub, on selle õppekeskuse mingi ägedam faas jälle jälgivad vaimud, kuidas kehastuvad vaimud siin sellistes olukordades käituvad, mis otsused nad teevad, mis teeraja nad valivad, kas headuse või kurjuse, kas närvilisuse, rahu, kas usalduse või rusikaga taeva poole. Ja siis vastavalt sellele siis, kas me liigume edasi oma planeediga või me topame edasi ja iga sajand ja jälle järgmised põlvkonnad, jälle sama teemad, jälle see sõda, jälle mingid poliitilised pinged, mis iganes, et kas me jäämegi seda kogu aeg kordama, tulles ise ka siia tagasi nende noortena jälle. Sest nii paljud, see ülejärgmine generatsioon või üle-ülejärgmine oleme jälle võib-olla meie, kes me siin läbi kukkusime.
ja proovime uuesti. Et aga lõpuks läheb kõik hästi, et isegi kui see maailm, midagi siin juhtub, siis planeete on lihtsalt mustmiljon, kuhu edasi kolida. Ja armastuse sõnum siis jäägu meile helisema, armastus ja rahu. Ja ärme siis karmalõksudes plõks-plõks kinni astu, vaid tunneme need ära. Säilitame rahu, hingame sügavalt sisse ja välja, mõtleme, siin pannakse mind proovile, see on just see olukord, mis on just sellepärast nüüd mu ette toodud, et ma valiksin õigesti rahus, armastuses, usalduses. Vot niimoodi. Head õhtut!